Tere! See video on 3-3 korvpallist ja tänavakorvpallist. Kas need kaks asja on üks ja sama, täiesti erinevad või midagi vahepealset? Eestis hakati 3-3 korvpalli mängima 1993. aasta 6. juunil. Vabaduse väljakul toimus turniir ja sellest sai alguse uus spordiala, mida nimetati tänavakorvpalliks. Mängiti 3-3 vastu ühe korvi all ja mängiti õues. Mängiti 10 aastat. Pikem video on Eesti korvpalli ajaloost on siin kuskilt alt leitav. Vaatage seda. 10 aastat õues tähendas seda, et 3-3 korvpall ja tänavakorvpall said synonüümiks. 2000 keskpaiku tekkis 5-5 korvpall. Kosmose taga, väga populaarne and one 5-on-5 streetball. Mõned aastad hiljem tekkis 1-1 turniir eraldi, teda nii Triobet, Heesapi kui Red Bulli näol. Ehk siis tänavakorvpall Eestis sai ka muud formaadid peale 3-3, mille tõttu siis 3-3 formaati hakati nimetama 3-3 tänavakorvpalliks. Ja see oli õige iseenesest, sest ega mingit muud nimetust sellele alale siis ei olnud. Moskvas toimusid ka maailmameistrivõistlused tänavakorvpallis, mida nad nimetasid. Aga tänavakorvpall ei olnud ametlik ala, mida FIBA nagu tunnustab, aga FIBA siis alates aastal 2010 otsustas luua tänavakorvpalli baasil sisuliselt uue ala, siis, mida nimetati 3x3 korvpalliks. See ongi seal X. Eesti keeles kõlab veidi veidrana, aga inglise keeles on see siis 3x3 basketball. X on väike, kuskil kirjutada seda ala tahab. Ja FIBA hakkas siis, ühed tegid siis tänavakossu ja teised hakkasid, või siis alaliit hakkas korraldama 3-3 korvpallis maailmameistrivõistlusi. Sisuliselt suures plaanis need olid samad ja Eestiski spordiajakirjanikud kuni siiamaani isegi 2020. aasta suve lõpuski ütlevad, et tänavakorvpallis mängiti... Tänava Eesti meistrid tänavakorvpallis ja meeste eliitsarja võitja teenis pääsmega augusti aga 3-3 korvpall ja tänavakorvpall mitte ainult selle poolest, et tänavakorvpallis on rohkem formaate, erinevad ka selle poolest, et 3-3 korvpalli mängitakse mitte ainult õues, vaid ka saalis. Ja mitte ainult saalis, vaid ükskõik kus kohas siseruumides saab väljaku üles panna. Väljakut on üles pandud kaubanduskeskusesse, on üles mängitud on Tallinki laeva peal õues, nii et neid asukohti on väga mitmeid. On suuremad turniirid, need on õues, kuid katuse all, näiteks 2018. aasta maailmameistrivõistlused Amsterdamis, kus isegi käisime, väga suur õueala ja on tehtud niisuguse katuse lahendusega, nii et tehniliselt väljas, aga katuse all. See on selleks, et kui vihm hakkab sadama, siis 3-3 korvpalli õues mängida ei saa. See on teine erinevus. 3-3 korvpalli saab mängida siis, kui on kuiv. Tänavakorvpalli saab mängida siis, kui õues on 4 kraadi, tuul puhub ja vihma sajab, nagu meil üks aasta juhtus Rakveres, kus päris palju huvitavaid mängijaid isegi osales. Paberid lendasid, Endri Trell oli kohal, ma mäletan. Siis midagi polnud teha, ei olnud võimalik seda turniiri kuhugi saali viia ja kõik inimesed kokku tulnud, et tuli see turniir ikkagi kuidagi ära korraldada. Tänavakorvpalli saab mängida iga ilmaga õues. 3-3 korvpalli saab mängida õues, aga ainult ilusa ilmaga või ainult katuse all. See on teine erinevus. Kolmas erinevus loomulikult siis, teise erinevuse kohta on muidugi see fakt, et 3-3 korvpalli mängitakse saalis rohkem kui õues. Et eesmärk on alati õues mängida, aga suurema osa aastast tegelikult meil ei ole sellist võimalustki. Meil ei ole võimalik praegu lumega 2021 veebruar, lumi on maas, väljas on -14, õue minna. Et selleks, et seda ala harrastada, tuleb mängida saalis ja tihti ka suvisel ajal, kui vihmahoogu või halba ilma on lubatud, siis tuleb väljas planeeritud turniir viia saali. Eelmise aasta Haljalas näiteks toimus turniiri jooksul jooksvalt. Poisid mängisid õues, hakkas sadama, mindi sisse, mehed mängisid saalis edasi.
Kohilas näiteks ei olnudki õues võimalik mängida ja mängitigi saalis, nii et 3-3 korvpall on see, mida saab mängida igal pool, kus sul on korv ja sul vihma ei saja, ehk siis plats ei ole märg ja soovitatavalt spetskattega väljakul, olgu selleks plastik peamiselt või siis sellised mitteasfaldid, kuigi ega neid kohti, kus tuleb näiteks noortel mängida asfaldi peal või kõvakattel, on meil tänaseni. Et sinna poole me oleme endiselt teel, et seda ala kvaliteeti veel tõsta. Ja kolmas põhjus siis. 3-3 korvpall on olümpial, tänavakorvpall ei ole. Eesti Korvpalliliidus on 3-3 valdkond, ei ole tänavakorvpalli valdkonda. Need kaks asja on küll teatud mõttes, eks ole, siiamaani seotud. Me proovime läheneda selle sama FIBA slogani järgi From the streets to the Olympics, ehk siis tegelikult see ongi tänavakorvpallist olümpiale, tänavakorvpallist 3-3 korvpallini ja tegelikult see ala on ju alguse saanud tänavakorvpallist ja see, et see 93. aastast alates on meile meelde jäänud tänavakorvpallina, sellega pole midagi teha. Tegelikult ongi see tänavakorvpall, millest on välja kasvanud olümpiaalaks saanud 3-3 korvpall. Nii et edaspidi kasutame 3-3 korvpalli puhul 3-3 korvpalli ja kui toimuvad ka tänavakorvpalliturniirid, millel on siis omad reeglid, ükskõik mis formaadid ja mängitakse õues, siis nimetame seda tänavakorvpalliks.